Komisjoni liige on seal veel. Ei ole peaaegu liikmeid seal. Lugupeetud külalised, alustame Kiili vallavolikogu istungiga. Kõigepealt on siis kohaloleku kontroll.
12. Aitäh, kohal on hetkel 12 volikogu liiget. Enne kui lähme päevakorra juurde, kas kellelgi on sõnavõtusoov? Indrek Ruhtam, palun. Loovan anda siis arupärimine. Lugupeetavad volikogu liikmed, sellest ei ole väga palju aega möödas, kui 5 volikogu liiget 30. oktoobril esitasid kokku 46 kirjalikku küsimust, kuid Aimur Liiva nendele 16. novembril oma kirjas sisuliselt ei vastanud ja ei esitanud ka küsitud dokumente. Seega ei jää minul muud üle, kui jagada need küsimused 2 ossa. Ja esimese osa küsimused esitan ma nüüd arupärimisena uuesti. Need küsimused puudutavad siis Kurnatee 9 kinnistule erasektoriga koostöös lastehoiu kavandamist ja ma usun, kõik on väga hästi teadlikud, kuhu säärane erasektoriga koostöö on viinud Tallinna linna. Need lepingud on ülikallid. Kiili kontekstis lisaks sellele hävitavad nad ära suure osa laenuvõimekusest ja takistavad 10 aasta jooksul lasteaia ja koolikohtade loomisel. Seepärast on hästi oluline aru saada, kuidas säärase tehinguni jõuti ja kas siin on mingisuguseid parandamisvõimalusi. Seda eesmärk selgitada, kuidas selle tehinguni jõuti ja kas seda tehingut saab parandada, need küsimused teenivadki. Esimene küsimus, kelle poolt ja millise otsuse alusel alustati Kurnatee 9 kinnistule nõndanimetatud erasektoriga koostöös eralastehoiu teenuse pakkumise kavandamist ja läbirääkimisi kinnistu omaniku ning potentsiaalse üürileandjaga. Arusaadavalt see ei toimunud ju pärast volikogu otsust, vaid toimus ennem ja me soovimegi teada saada, missugused olid alusotsused ja kes seda tegevust läbi viis. Järgmine küsimus. Millisele kõrgemale Kiili valla arengut puudutavale dokumendile või arengukavale vastas siis Kiili vallavolikogu 30. juuni 2022. aasta istungile vastuvõtmise esitatud otsuse eelnõu number 2022-06-04 volituste andmine rahaliselt hinnatava kohustuse võtmiseks. Et mina isiklikult ei ole suutnud seda kõrgemat valla arengut puudutavat dokumenti leida, aga võib-olla vanem teab paremini ja oskab siis ka osundada. 3. küsimus. Palun esitada siis kogu kirjavahetus, sealhulgas ka e-kirjavahetus Veski Tehnopark OÜ-ga ja Veski Tehnopark OÜ-ga seotud isikutega. Need on dokumendid, mis olid küsitud ka kirjalikes küsimustes, mida me ei ole saanudki. 4. küsimus. Kas vallavalitsus on suhelnud ka teiste potentsiaalsete lastehoiuruumide üürileandjatega Kiili valla haldusterritooriumil? Ja kui on, siis palun esitage kõikide teiste Kiili valla territooriumil erasektori poolt potentsiaalselt rajatavate koolieelsete lasteasutuste rajamise osas läbirääkimisi pidanud ja infovahetuses osalenud isikute nimekiri.
5. küsimus. Millal ja mis põhjusel otsustati korraldada lastehoiuteenuse ruumide üüriks riigihange? 6. küsimus. Palun esitage riigihanke läbiviimise otsustamiseks vastu võetud vallavalitsuse korraldus koos seletuskirjaga. 7. küsimus. Millisel õiguslikul alusel ja millise Kiili valla arengut puudutava dokumendi või arengukava alusel riigihanke läbiviimiseks korraldus anti? 8. küsimus. Kui palju on ruumide üürimiseks läbi viidud riigihange Kiili vallale maksma läinud? 9. küsimus. Millised vallavalitsuse ametnikud ja Kiili varahalduse sihtuse töötajad on isikuliselt hanke läbiviimisse kaasatud? 10. küsimus. Kas riigihanke läbiviimisel on kasutatud ka välist abi, sealhulgas konsultatsioone ja õigusabi? Kui jah, siis milliseid teenuseid sisse osteti? Nimetage teenuse osutajad ja millised olid ja on neile maksmisele kuuluvad tasud ja hüvitamisele kuuluvad muud kulud. 11. küsimus. Millisel Kiili valla 2022. aasta eelarve real oli hanke läbiviimise kulud määratud ja kajastatud? 12. küsimus. Kas kavandatud hanke tulemusel sõlmitav üürileping on kajastatud Kiili varahalduse sihtasutuste tegevusele 2022. aastal seatud eesmärkides ja tegevuskavas või muudes sarnastes dokumentides? Kui on, siis esitage need dokumendid. Palun esitada ka vastava üürilepingu sõlmimise korraldamiseks ja sõlmimiseks nõusolekut andev nõukogu otsus. Teadaolevalt ikkagi 10-aastane leping, 10-aastase kohustuse võtmine on igapäevase majandustegevuse raamest väljuv tehing ja selleks kahtlemata peab ühe sihtasutuse juhatajal olema nõukogu luba. 13. küsimus. Kas hanke kohta on avaldatud info lisaks riigihangete registrile ka muudes kanalites? Ja kui on, siis palun loetlege need muud kanalid ja nendes info avalikustamise aeg. 14. küsimus. Kas riigihanke toimumise kohta on saadetud teade või muus vormis info Veski Tehnopark OÜ-le? Kui jah, siis palun esitage see teade või taasütlemisvormis saadetud võimaldatav info. 15. küsimus. Kas riigihanke toimumise kohta on saadetud info mõnedele muudele Kiili valla haldusterritooriumil tegutsevatele ettevõtjatele või isikutele, kes võiks potentsiaalselt üürile anda hankes viidatud ruume? Kui jah, siis palun esitage teate saanud isikute nimekiri ja kõik neile edastatud teated või taasesitamist võimaldavas vormis saadetud info. 16. küsimus. Miks ja millistel kaalutlustel otsustati ruumide üüriks korraldatud hankel kehtestada pakkumise esitamise tähtaeg 1 kuu? 17. küsimus. Kas pakkumise esitamise tähtaeg 1 kuu on vallavalitsuse hinnangul piisav, et kõik potentsiaalsed pakkujad jõuaksid koostada hankedokumentides toodud eskiisprojekti või joonised, selle alusel kalkuleerida hoone ehituse maksumuse, koostada äriplaani, hankida rahalised ressursid üüritavate ruumide rajamiseks ja üürile andmise elluviimiseks ning selle alusel koostada pakkumise ruumide üüriks hankes toodud tingimustel. 18. küsimus. Palun esitage riigihankel ainsa pakkumise teinud Veski Tehnopark OÜ poolt esitatud pakkumus ja hanke tingimus nõutud ruumide lahenduse ja territooriumi kohta eskiisprojekt või joonised. Kui selles sisaldub ärisaladus, siis palun esitage ka hanke alusdokumentide punkti 4.5 alusel sisustatud ärisaladus, mille hoidmise kohustus lasub Kiili valla esindajatel, sealhulgas volikogu liikmetel.
ehk ärisaladuse kaitse põhjus ei saa selle info edastamata jätmisel olla kaalutlus, kuivõrd volikogu liikmed on samuti kohustatud kaitsma vallale usaldatud ärisaladust. 19. küsimus. Palun esitage pakkumuse edukaks tunnistamise otsus. 20. küsimus. Kas lastehoiuruumide üüriga seotud maa-ala omanik on Veski Tehnopark OÜ? 21. küsimus. Kas Kiili vallavalitsusele on teada potentsiaalsed isikud, kes on avaldanud soovi Kiili vallas lastehoiuteenuse pakkumiseks? Kuid ei ole leidnud Kiili vallas sobivaid ruume. Palun loetlege need isikud. 22. küsimus. Kas Kiili vallavalitsus on pidanud läbirääkimisi Kurna tee 9 hoones potentsiaalselt lastehoiuteenust pakkuvate isikute ja ettevõtetega? Kui jah, siis tooge välja isikute ja ettevõtete nimekiri, kellega on läbirääkimisi peetud. Kas Kiili vallavalitsus plaanib üürilepinguga üürile võetavate ruumide allüürist teenida tulu? Kui palju ta kavatseb seda tulu teenida? Millises vormis või mis laadi hanke alusel on plaanitud leida ruumidesse lastehoiuteenuse pakkujad? 24. küsimus. Loetlege lastehoiuteenuse pakkumise lepingu esemeks olevate kinnisasjade suhtes kehtivat detailplaneeringut. 25. küsimus. Miks ei ole olulise avaliku huviga ehitise rajamiseks koostatud detailplaneeringut? 26. küsimus. Kuidas on lahendatud parkimine ja kas on tagatud jalgsi liiklejate ohutu juurdepääs Kurna tee 9 lastehoiule? Esitada joonis, kuidas lastehoiutöötajad ja lapsevanemad saavad jalgsi liigelda ohutult lähimast ühistranspordi peatusest lastehoiuhooneni. Ning selles plokis viimane 27. küsimus. Kas lastehoiuteenusega seotud ja selleks vajaliku avaliku kasutusega taristu rajamine toob vallale kaasa lisakulutusi ja kui suured need kulutused on? Ning palve on vastata sellele arupärimisele järgmisel volikogu istungil nii suuliselt kui ka kirjalikult. Aitäh teile! On veel sõnavõtusoove? Kui ei ole, siis lähme päevakorra juurde. Päevakord on teile läbi volise keskkonna teatavaks tehtud. Kas kellegi ettepanekuid päevakorra suhtes? Kui ettepanekuid ei ole, siis paneme päevakorra hääletamisele. Teist poolt häält, aitäh, sellega on päevakord kinnitatud. Ja päevakorrapunkt number 1, määruse eelnõu, Kiili valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine, teine lugemine. Ettekandja raamatupidamisosakonna juhataja, pearaamatupidaja Annika Netse, kaasettekanne, juhtivkomisjoni esimees Marek Vainola. Annika Netse, palun. Lugupeetud volikogu liikmed, külalised, esitan muudatusettepanekud, mis esitati 2 eelarve lugemise vahel. Kokku on 5 muudatusettepanekut. Esimene siis Kiili valla uue lasteaia projekteerimise summa edasikandmine 2023. aastasse. See on siis eelmise aasta jääk hetkel ja see summa tuleb ära tasuda, see aasta on 61 800 eurot. Tööd on lõpetatud, aga arveldamine on pooleli tänaseks päevaks. Teine ettepanek. Estri Arkis tarkvara platvormi litsentsi aastatasu.
see on siis targa omavalitsuse KIS-lahenduste juurutamine ja 6600 eurot see maksab 2023. aastaks ja katteallikaks on siis rahaliste vahendite jääk. Kolmas ja on nagu koos ja see puudutab seda, et KVS-i võetud laen lasteaia ehitamiseks, et selle laenu intress detsembrikuus tõusis, kuna Euribor tõusis, et siis kuna laenu intressimakse siis kajastub lasteaia rendikuludes, aga siis põhiosa makse kajastub siis nõuete kohustuste muutuses, et siis saab nüüd koos vaadata. Ja kuna tegemist on annuiteetmaksega, siis kui intressi osa tõuseb, siis põhiosa makse natuke väheneb antud juhul. Ja kolmas ettepanek siis ongi, et rendihind natuke kasvab ja siis Kiili lasteaed majandamiskulude suurenemine 24 eurot ja katteallikas rahaliste vahendite jääk. Kohustuste saldo muutus siis väheneb 9998 eurot. Ja viies ettepanek, Indrek Sinisaare ettepanek, Kiili lasteaeda 2 videokonverentsi seadme soetamine. Kokku koos käibemaksuga on orienteeruv maksumus 2200 eurot ja katteallikaks on siis rahaliste vahendite jääk ja siis see siis parandab koosolekute arutelude elektroonilist läbiviimist Kiili lasteaias siis just Peamajas ja Kangrus. Ja kokku rahaline mõju nende 5 ettepanekuga on siis 85 744 eurot väljaminek. Minu poolt praegu kõik. Aitäh. Marek Vainola, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud kolleegid. Majandus- ja arengukomisjon käsitles antud teemat 4. jaanuaril toimunud istungil. Vaadati läbi kõik vallavalitsuse poolt tehtud ettepanekud, selgitused ja vallavalitsuse ettepanekutel vastuväiteid ei olnud. Indrek Sinisaare ettepanek leidis samuti toetust. Eelnevalt sai suheldud lasteaia juhatajaga, kes tõesti kinnitas, et sellist lahendust oleks hea omada lasteaia erinevate majade ja õpetajate vahel. Ja komisjoni liikmed kõik ühehäälselt 9 poolthäälega kinnitasid siis vallavalitsuse ja komisjoni liikme ettepanekuid ja toetasid eelarve siis vastuvõtmist ja volikokku suunamist. Aitäh. Aitäh. Kas ettekandjatel on küsimusi? Ja need küsimusi ei ole, siis aitäh, Annika, ja paneme siis muudatusettepanekud hääletusele. Muudatusettepanekud me hääletame ilma voliseta, nii nagu me ennem oleme teinud. Ma saan aru, et ekraanil neid ei ole, jah? Okei. Ja alustame siis muudatusettepanek number 1, vallavalitsuse ettepanek, Kiili valla uue lasteaia projekteerimise summa edasikandmine aastasse 2023 ja katteallikas on 2022 aasta eelarve kasutamata jääk. Palun käega märku anda, kes on selle muudatusettepaneku poolt. Poolt, kõik on poolt. Aitäh. Muudatusettepanek number 2, Esri Arkis tarkvara platvormi litsents ja aastatasu ja katteallikas on rahaliste vahendite jääk. Palun käega märku anda, kes on selle muudatusettepaneku poolt. 14 poolt, kõik on poolt.
Muudatusettepanek number 3, vallavalitsus on selle ettepaneku teinud. Kiili lasteaia majanduskulude suurendamine, katteallikas on rahaliste vahendite jääk. Palun käega märku anda, kes on selle muudatusettepaneku poolt. 14 poolt, et kõik on. Aitäh. Muudatusettepanek number 4, nõuete kohuste saldo muutus, Kiili varahalduse laenu tasumiseks suunatava summa vähendamine. Palun käega märku anda, kes on selle muudatusettepaneku poolt. Kõik on poolt, et siis 14. Aitäh. Ja muudatusettepanek number 5, muudatusettepaneku on teinud Indrek Sinisaar, Kiili lasteaeda 2 videokõnekonverentsi seadme soetamine ja katteallikas on rahaliste vahendite jääk. Palun käega märku anda, kes on selle muudatusettepaneku poolt. 14 poolt, et kõik on poolt. Aitäh, kõik muudatusettepanekud on vastu võetud. Ja siis palun nüüd määruse eelnõu hääletusele panna. Poolt 11, vastu 1, erapooletuid 2. Hääletuse tulemus on, et määruse eelnõu on vastu võetud. Aitäh. Päevapunkt number 2, määruse eelnõu Kiili vallavolikogu 27. augusti 2020 määruse number 12 lapsehoiu või eralasteaia teenuse toetamise kord Kiili vallas muutmine, teine lugemine. Ettekandja haridusnõunik Tagi Torbek, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Marika Kross. Tagi Torbek, palun. Tere õhtust, lugupeetud komisjoni esimees, lugupeetud liikmed. Määruse lapsehoiu või eralasteaia teenuse toetamise kord Kiili vallas muutmise peamine eesmärk oli välja võtta numbrilised näitajad vallapoolse hüvitatava piirsumma osas. Eesmärk on, et vanema osalus koolieelse lasteasutuse kohatasust ei ületa 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, sõltumata sellest, milline on lapsevanema poolt valitud lasteasutus. Ja muudatusettepanekuid määrusele ei esitatud. Marika Kross, palun. Lugupeetud volikogu liikmed, hariduse ja sotsiaalkomisjon on eelnõuga tutvunud ning toetab määruse eelnõud. Kas ettekandjatele on küsimusi? Ja need küsimusi ei ole. Ja paneme siis palun päevakorra number 2 määruse eelnõu hääletamisele.
Hääletustulemus on siis poolt 9, vastu 2, erapooletuid 3. Hääletuse tulemus. Määruse eelnõu on vastu võetud. Aitäh. Päevakorrapunkt number 3. Määruse eelnõu. Kiili vallavolikogu 19. aprilli 2012 määruse number 5. Kiili valla jäätmehoolduse eeskiri muutmine. Teine lugemine. Ettekandja keskkonnanõunik Margit Kuulmann. Kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Eret Annus. Margit Kuulmann, palun. Tere õhtust, austatud volikogu esimees ja volikogu. Kiili valla jäätmehoolduse-eeskirja muutmine oli siis tingitud jäätmeseadusega kooskõlla viimiseks ja vajamineva korraldatud jäätmeveo hanke dokumentide koostamiseks. Muutmise eelnõule tuli 4 muudatusettepanekut. Muudatusettepanekud tegi vallavalitsus. Esimene, teine ja 4. muudatusettepanek on korrigeeriva tähendusega ja ei muuda jäätmehoolduse eeskirja sisu. Ja muudatusettepanek number 3 oli see, et muuta paragrahv 14 lõige 4 punkti 1 ja eemaldada sealt viimane lauseosa, mis oli seotud olmejäätmete äraveoga biolagunevate jäätmete kompostimisega. Tuginedes sellele, et biolagunevaid jäätmeid peab koguma liigiti ja see on kohustuslik uue eeskirja kehtima hakkamise kõigile, siis nende kompostimine või üleandmine jäätmekäitlejale ei ole enam seotud olmejäätmete veosagedusega, et see sai muudetud. Kõik. Aitäh. Eret Annus, palun. Aitäh. Keskkonna- ja planeerimiskomisjon vaatas oma 11. jaanuari koosolekul üle kõik 4 muudatuspunkti ja oli kõikide punktidega nõus. Aitäh. Kas ettekandjatele on küsimusi? Indrek Rustam, küsimus, palun. Saan aru, et teil elanikele mõeldud siis prügiveo hange ei ole veel välja kuulutatud. Midagi te selle kuulutate. Aga minu küsimus puudutab siis seda, et mis vahepeal saab, et olemasolev leping lõpeb ju ära. Enne kui selgub uus vedaja. Aitäh küsimuse eest. Prügiveo hange kuulutatakse välja kohe peale jäätmehoolduse-eeskirja kehtima hakkamist. Ja see, mis saab vahepeal, on läbirääkimiste küsimus praegu lepingus oleva jäätmevedajaga. Kas nad on nõus pikendama jäätmelepingut uue hanke kehtima hakkamiseni? Lõpuni, hanke lõpuni siis. Aitäh. Indrek Rustam. Teine küsimus, palun. Jah, et seda elanikkonnale ülikallist prügiveo-lepingut, kallimat lepingut kui meie naaber omavalitsustes, on juba ühe korra pikendatud lubatud piirides. Lepingus lubatud piirides.
ehk selle teistkordne pikendamine selle lepingu järgi ei ole võimalik. Ma ei saa aru, mis alusel te neid läbirääkimisi peate. Aitäh küsimuse eest. Tänase seisuga ei ole läbirääkimisi peetud ega alustatud. Kas on veel küsimus ettekandjale? Kui rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh ettekandjale ja paneme siis palun hakkame siis muudatusettepanekuid hääletama. Muudatusettepanek number 1. See on siis paragrahv 18, lõige 1 ja lisada sinna punkt 5, mis siis on sõnastuse muudatus, kuhu siis lisatakse biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed ja segapakendid. Palun käega märku anda, kes on selle muudatusettepaneku poolt. Kõik on poolt, ehk siis 14 poolt. Aitäh. Muudatusettepanek number 2 vallavalitsuse poolt. Muudatusettepanek on siis paragrahv 1 lõige 5 sõnastuse muudatus. Ja uus sõnastus oleks siis, et muuta paragrahv 7 lõike 3 punkt 1 ja sõnastada see järgmiselt: kodumajapidamistes, jaemüügikohas, toitlustusega või toiduainetega tegelevas ettevõttes kogutakse biolagunevad jäätmed, välja arvatud aia- ja haljastusjäätmed eraldi mahutitesse ja antakse üle jäätmekäitlejale või kompostitakse oma kinnistu piires. Palun käega märku anda, kes on antud muudatusettepaneku poolt. 14 poolt, ehk siis kõik on poolt. Muudatusettepanek number 3. Muudatusettepanek on lisada eelnõule paragrahv 1 lõige 16 ja sõnastada see järgmiselt: muuta paragrahv 14 lõige 4 punkt 1 eemaldades lause viimase osa ja sõnastada see järgmiselt: jäätmevedaja või kinnistu omanik on kohustatud tellima jäätmemahuti tühjenduses sellise sagedusega, mis väldib mahutite ületäitmise, haisutekke ja ümbruskonna reostuse, kusjuures olmejäätmete regulaarne äravedu peab toimuma tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal väikeelamute vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul. Palun käega märku anda, kes on selle muudatusettepaneku poolt. poolt. 13 poolt. Palun, kes on vastu? Või vastu. Kes on erapooletu? Üks erapooletu. Aitäh. Ja muudatusettepanek number 4 on ka vallavalitsuse poolt. Ja ettepanek on lisada eelnõule paragrahv 1 lõige 17 ja paragrahv 7 lõige 1 punktile 2 sõna koguda ning sõnastada lause järgmiselt: väikeelamu kinnistul koguda liigiti ning viia vastavasse üldkasutatavasse kogumismahutisse, sulgudes jäätmepunkt, jäätmejaam või anda üle jäätmekäitajale. Palun käega märku anda, kes on antud muudatusettepaneku poolt. Aitäh. Kõik muudatusettepanekud vastu võetud. Ja palun siis nüüd päevakord number 3 määruse eelnõu hääletamisele panna.
Hääletustulemused on 10 poolt, vastu 1, erapooletuid 3. Sellega on määruse eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt number 4. Otsuse eelnõu. Kiili valla valimiskomisjoni moodustamine. Ettekandja vallasekretär Tarko Tuisk. Tarko Tuisk, palun. Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed. Käesoleva eelnõuga palun teil kinnitada Riigikogu valimiste jaoks Kiili valla valimiskomisjoni uus koosseis ja asendusliikmed. Teatavasti siis valimiskomisjon täidab häältelugemiskomisjoni kohuseid Riigikogu valimistel ja on uues koosseisus. Seetõttu palun see kinnitada. Kas ettekandjale on küsimusi? Et küsimusi ei ole, siis palun paneme otsuse eelnõu hääletamisele. Hääletustulemused on 9 poolt, vastu 1, erapooletuid 4. Sellega on otsuse eelnõu vastu võetud. Niisamuti palus volikogu esimees selle punkti juures selgitada vajadust kutsuda kokku erakorraline volikogu istung. Seda peavad tegema kõik volikogud, kuna tuleb kinnitada ka Riigikogu valimiste jaoks jaoskonnakomisjonid. Jaoskonnakomisjon ei saa korraliselt teha, sellepärast et täna on veel võimalik esitada erakondadel jaoskonnakomisjoni liikme kandidaate. Ja samamoodi peab see olema vähemalt minimaalselt 20 päeva enne Riigikogu valimisi, mis on siis märtsi 1. pühapäev. Seetõttu on vaja meil korraldada erakorraline istung selle tarbeks. Ja ettepanek meie poolt, et see võiks olla 2. veebruar. Ma nii palju ütlen siia juurde selle erakorralise istungi kohta, et kuna see puudutab ainult ühte punkti, et siis ma tahaks selle teha virtuaalselt, et me ei tule kohale selleks 10 minutiks, et siis vastav kutse läheb välja, ta oleks ka kell 5, et kõigil on nagu tööpäev läbi, et siis kindlasti leiate selle 10-15 minutit selle erakorralise koosoleku istungi läbiviimiseks. Aitäh! Ja olemegi jõudnud päevakorrapunkt number 5 juurde, otsuse eelnõu, aastate tegu andmine, ettekandja kultuuri, spordi ja külaelukomisjoni aseesimees Indrek Raadik. Indrek Raadik, palun. Just esimees, kolleegid, tiitlite aastategu andmine. Otsus võetakse vastu Kiili vallavolikogu 17.11.2022 määrus number 11 tunnustamise kord Kiili vallas paragrahv 4 lõige 1, 2, 3, 4 ja 5 alusel. Anda tiitel aastate tegu vallaelanikule Ilme Põldsar. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada Tallinna halduskohtus 30 päeva jooksul, alates otsuse teatavaks tegemisest. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Tiitlite aastate tegu esitati kandidaat Ilme Põldsar. Ilme Põldsar alustas õpetajatööd 1957. aastal Nabala koolis. Olemata kooli vahetunud nimedest on Ilme Põldsar olnud 65 aastat kogukonna kooli teenistuses. Rohkem kui pool sajandit on pedagoog olnud algklasside õpetajaks ning andnud matemaatikatunde vanemates klassides
ning olles viimastel aastatel koolis abiõpetaja ja pikapäevarühma õpetaja rollis. On ta kooli jaoks asendamatu noorte õpetajate mentor ja juhendaja. Lastevanemate ja kolleegide poolt hinnatud Ilme Põldsaare panus on olnud märkimisväärne mitme põlvkonna õpetamisel ja kasvatamisel Kiili vallas. Kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon tutvus ning kiitis kandidaadi heaks. Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Liis Mäekivi, palun. Aitäh, väga põnev. Küsiksin, kui palju neid kandidaate esitati, kelle vahelt valisite? Kandidaate esitati paraku ainult üks. Ma näen, et rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, ettekandja. Ja palun paneme siis päevakorrapunkt number 5 hääletamisele. Hääletuse tulemused poolt 13, erapooletud 1. Sellega on otsuse eelnõu vastu võetud ja tiitli aastate tegu tiitlisaaja kinnitatud. Aitäh! Ja päevakorrapunkt number 6, informatsioonipunkt. Aimur Liiva, vallavanem, palun. Volikogu esimees, volikogu. Eile oli Harjumaa Omavalitsusliidu volikogu istung, toimus Raasikul, arutati Omavalitsusliidu eelarvet, et selles osas eriarvamusi ei olnud. Politsei andis ülevaate siis õiguskorrast Tallinnas ja Harjumaal. Ja kindlasti tullakse volikoguga eraldi rääkima meie piirkonna politseiniku poolt, aga põhimõtteliselt me oleme endiselt seal kohas, kus me oleme, seal tagumises otsas, ehk siis meil ei toimu kuritegevust sellisel määral, et me kuskile tippu pürgiksime. Et osad teemad on languses, osad on seal tõusus, aga üldiselt tervikuna siis Harjumaal, Tallinnas narkosurmade arv näiteks oli kasvus päris kõvasti. Mingisugune uus asi on tulnud turule ja see on tekitanud siis järjekordse mingi sellise laines. Puudutab siis aastat 2022. Ja loomulikult on ka enesetapud ja sellised asjad nagu teema, aga ma arvan, et sellest antakse põhjalikum ülevaade, kui seda näidatakse siis siin volikogule. Seda kindlasti tehakse eraldi. Siis Transpordiamet andis ülevaate sellest, mis neil kavas on. Kui te olete kuulnud, siis riik on vähendanud Transpordiametile antavat raha ligi poole võrra siin järgmistel aastatel, millest nad siis riigimaanteid saavad ehitada või renoveerida või teha. Ja Harjumaal olid siis paar lõiku, mis olid kavas panna töösse. Et Kiili vallas ühtegi neist hetkel ei ole, peale selle, et ringtee lõigus pannakse muutuva teabega liiklusmärgid üles siis Tallinna ringteel. Et see puudutab siis tervet ringteed, Tartu maanteel, Pärnu maanteel, juba nagu on. Aga on
siis tulnud vallamajja sisse kooskõlastamiseks, arvamuse avaldamiseks projekt, mis puudutab siis lõigu Lähtse Nabala renoveerimist, et seda nagu tööde plaanis neil esialgu ei olnud, 2023 kindlasti mitte. Aga projekti nad teevad selleks, nii et mingisugune lootus on, et see võib miski nagu juhtuda. Sest ilmaasjata nad seda projekti ka ei tee. Ja mis puudutab veel Kiili valda, siis Rail Balticu viadukt ja kõik need kaasnevad asjad, mis on Kangro ristmikul, et see on ka nagu projekteerimisel ja töös, millal reaalselt ehituseks läheb, et 2023 ilmselt veel mitte. Aga see ei ole sellest rahast, vaid see on siis sellest Rail Balticu rahast nagu. Et selline. Ja siis räägite veel sellest, et noorte laulupidu tuleb ja ettevalmistused käivad ja selline üldine ülevaade siis. Siis oli teisipäeval 79 särtsu kõikide omavalitsuste õppus. Päästeameti korraldatud. Kui siis legend oli selline, et on 15 kraadi külma ja öeldakse, et venelased on avanud Narva veehoidla lüüsid ja kaabel on katki Soome lahes ja nii edasi. Ja siis 4 tunni kaupa hakatakse elektrit andma ja nii edasi. Ja siis olid vastavad praktilised ülesanded, käisime Sakus. Meil on ühine kriisikomisjon, et seekord käisime Sakus, tegime seda koos seal. Täna oli praktiline võimalus proovida, et kuidas see asi kõik on. Et situatsioon muidugi erinev, et kui 2 tunni jooksul sajab märga lund maha 15-20 sentimeetrit, et siis see on nagu kindel märk sellest, et elektriga hakkab kohe juhtuma midagi ja nii ka juhtus. Et siin oli vööndina Harjumaa kuldses ringis ja siis edasi üle Rapla Pärnu poole oli tohutult palju elektrikatkestusi. Hommikul 7:22 andis kool teada, et võib koju jääda, et kahjuks on vool ära ja koolimajas ei ole võimalik, ühest küljest ei ole võimalik õppida, sest selleks on ikkagi tänapäeval nagu elektrit vaja ja pime on ka hommikul. Ja teiseks toitlustamise teema, kuna köök ka ju ei tööta. Ja küll alguses oli lasteaia suures majas vool olemas, aga seal läks ära enne 8 natuke see vool. Koolis oli juba varem ära. Ja siis anti ka lasteaia vanematele teade, et kes saab, ärge tooge, kellel vähegi võimalik, tulge järgi. Sama teema, toitlustamine ja kõik muud asjad. Katlamajas automaatselt läheb tööle generaator. Selles mõttes elutähtis teenus kütte näol on nagu olemas. Samamoodi siis ka pumplates ja konkreetsemalt siis Kiili pumplas siin samamoodi läks tööle see. Aga kuna talvel see tarbimine ei ole nii suur, siis tegelikult Luige ja vaelapumplad suudavad ära toita ka ilma Kiili pumplata selle tarbimisvajaduse. Et seetõttu ka see lülitati mingisugusel hetkel see generaator välja, et mitte lihtsalt kütust kulutada. Ja vool tuli tagasi siis 2 paiku ja nüüd enne peale volikogu algust natuke tuli ka Paeknas, et selline teema ja kuskil kaugemal oli ära, selles mõttes keskpingeliin. Et siin mõned vallavalitsused tegid küünlavalgel istungit täna hommikul, Jõelähtme näiteks. Siis elanike arv 1. jaanuari seisuga 6364 Kiili vallas, mis tähendab seda, et 207 inimest on rohkem kui aasta tagasi. Sündis 75 last ja suri 28 inimest siis. Ja kõige rohkem lisandus Vaelakülla inimesi 87. Kangrus vähenes, Nabala vähenes ka vist 1 või 2 võrra. Mujal seisab paigal, Kiilis, Luigel, Saustis kasvas umbes 30 võrra. Et need täpsemad numbrid on tegelikult vallavalitsuse Facebooki lehel kirja pandud. Ehk siis
ka Kiili vallas sündis umbes 25 last vähem eelmisel aastal kui muidu. Olete kindlasti kuulnud, lugenud, Eesti riigis 1500 sündi vähem eelmisel aastal. Et selles mõttes me nagu ei ole erandiks. Ja rahvastikuteadlased siin avaldavad arvamust ja kirjutavad artikleid, et millest see kõik tingitud on. Seal on erinevaid põhjuseid, aga nii on. Ja sellel aastal kindlasti me prognoosime suuremat numbrit kui pluss 207 inimest juurde, arvestades seda, kui palju siin valmis saab, neid kortereid ja muid elamispindu, aga tundub, et see jääb kaardetust väiksemaks natuke. Aga eks tibusid loetakse aasta lõpus. Kõik sõltub ka sellest majandusolukorrast ja muudest asjadest, mis meid ees ootab. Siis valla arengukava lähteülesanne on eesmärk valmis saada jaanuari lõpuks ja selle raames on ka siis hariduse osa põhjalik, kuna hariduse valdkond moodustab ligi 70% valla eelarve kuludest, siis on ka loogiline, et see osa on seal nagu hästi põhjalik. Et on plaanis siis väljast sisse tellida see asi. Ja see lähteülesanne läheb siis komisjonidesse kõigepealt ja siis kuulutame juba hanke välja. Ja 2 vallavalitsuse liiget kandideerib Riigikokku, Priit Põldmäe siis Isamaaliidu nimekirjas Harju Raplamaal ja mina parempoolsete nimekirjas Harju Raplamaal. See on kõik. Siin Indrek Lustam küsimus, palun. Küsimus puudutab seda täna jagatud infot, et Maanteeamet hakkab tegema Lähtse ja Nabala vahele tee rekonstrueerimise projekti. Ja meil on Kiilis olnud ikka arengukavas üheks eesmärgiks saavutada Lähtse ja Nabala vahele kergliiklustee. Ja küsimus puudutabki nüüd seda koostööd Transpordiametiga, kas selle tee renoveerimise projekti raames kavatseb palka kaasa lüüa ja teha valmis kergliiklustee projekti? Transpordiameti projekt ei sisalda kergtee projekti ja seda nad ei ole nõus ka sinna lisama sellesse konkreetsesse projekti. Et vald on endiselt seda meelt, et Lähtse ja Nabala vahel võiks kergtee olla ja selle kohta on projekt kunagi ka tehtud, et see vajab natuke kaasajastamist, küsimus on rahastuses. Et hetkel seda rahastust meil kahjuks ei ole. Et kui avaneb meede, siis me kindlasti läheme raha küsima. Et kui Transpordiamet teeb Lähtse ja Nabala vahele maantee rekonstrueerimise projekti, siis see kahtlemata toob kaasa olukorra, kus senine kergliiklustee projekt Lähtse ja Nabala vahel tuleb ringi teha. Ma usun, et projekteerimiskulu ei ole ikkagi nii suur, et vallavalitsus seda ei võiks katta. Ja on hästi oluline, et see kergliiklustee projekteeritaks siis koostöös Transpordiametiga, et need pärast oleks võimalik ka nii see kergliiklustee ehitada, et see Transpordiametile sobiks, jah. Lähtse Nabala lõigule ei olegi võimalik ilma Transpordiametiga koostööd tegemata midagi projekteerida. Et igal juhul on nende aktsept ja nõusolek vajalik, kui me mis iganes asja sinna kavandame või teeme. Et nemad saadavad oma projekti meile, nad kavandavad tee renoveerimist, maantee renoveerimist ja meie saadame oma projekti alati neile, kui me seda teeme.
et konkreetsemalt oli meil ka märkusi sellesse projekti, mis nad olid koostanud hetkel. Ja see puudutas siis Annuksemaa detailplaneeringu juures olevaid ülekäike ja asju, mida nad ei olnud kavandanud, aga mida vald nagu nõuab selles mõttes, et seda on kindlasti vaja. Sealt peab nagu üle tulema, sest see tee hakkab kulgema siis läänepoolses tee küljes. Marek Velleri, palun. Aitäh ja volikogu esimees, volikogu liikmed. See nüüd ei puuduta nüüd otseselt küll vallavalitsust, aga on seotud selle elektrikatkestustega, et neid on viimasel perioodil selle häirivalt tihti olnud, et kas on võimalik äkki koostöös Holliga või Linnade Valdade Liiduga selline ühispöördumine teha selle elektrilevi poole ja nii-öelda kambakat teha neile, et selliseid voolukatkestusi ei toimuks nii tihti. Et kui see on selline lühiajaline, siis ilmselt elavad selle kõik üle, aga kindlasti paljud elamud on ka elektrikütte peale, et kui seal juba terve päev näiteks on elekter ära, et siis juba tekib juba see, et majad jahtuvad maha ja neid häiringuid on päris palju. Jah, eelmisel nädalal oli elekter ära Vaelas, Luige lõunaosas ja Saustinõmmes Saku vallas. Ja esitasime ka päringu Elektrilevile, et mis selle põhjustas. Ja tegu oli siis sellega, et alajaamas põles mingisugune seade maha ja see oli vaja asendada. Ja minu meelest see alajaam oli Kaare tänaval kuskil Luigal. Et see tekitas siis selle katkestuse. Ühesõnaga selline asi, mis on ette nägematu, et seda ei ole võimalik kuidagi nagu ette näha. Tänane katkestus on tingitud sellest, et tõesti märg lumi vajutab puid ja muid asju ja nii ongi. Aga see sai ka likvideeritud. Et me kindlasti homme uurime täpsemalt, mis selle põhjuseks oli ja anname siis teada ka. Et me oleme ikka üritanud küsida, kui on mingi selline suurem katkestus. Indrek Raadik, palun. Meie eelmisel volikogu istungil jäi teie suust kõlama sõna, et lumi sajab. Mu küsimus on nüüd tulenevalt sellest, et selle aasta lumetõrje on täiesti alla igasugust arvestust, et vaadates tagasi eelmisel aastal, üle-eelmisel aastale, siis on see olnud 2 kätt püsti väga kiidetav töö. Selle aasta lumetõrje on olnud täiesti masendav. Miks ma seda näen? Ma käin hommikuti jalutamas, ma näen, kuidas inimesed lähevad bussi peale, kuidas inimesed ei saa lumest läbi või teed on jääs. Ehk need teed on täiesti lükkamata. Ma räägin hommikul kella 6 aegadest. Rääkimata võib-olla siin töönädala sees, kui ma võtan tänase hommiku, kell 8-9 inimesed hakkavad tööle minema, teed on täiesti lükkamata ja ma ei räägi suurtest teedest. Ma räägin siin Lähtse külast, Vaela külast, võib-olla teistest küladest veel, kus ma täna ei käinud. Et kas vallavalitsus võiks lumekoristajaga või selle firmaga suhelda ning paluda teha oma tööd korrektselt? Aitäh küsimuse eest. Vallavalitsus suhtleb selle firmaga, kes meil teenust osutab, õigupoolest on neid 2. Lõunaosas on siis 1 ja põhjaosas on teine. Ja piirkonniti on siis ära jaotatud see asi. Suhtleme igapäevaselt ja kindlasti meil on ka olnud pretensioone. Sellel aastal, kui te olete tähele pannud, siis täna kas või kui 2 tunniga sajab maha selline märg lumi 15 sentimeetrit, siis on absoluutselt igal pool riigimaanteedel kaasa arvatud, linnas kaasa arvatud, Kiilis kaasa arvatud, Raes kaasa arvatud, igal pool on tohutu probleem. Sest autod sõidavad selle märja lume kinni ja seda ei saagi kätte enam. Ja tegelikult nad annavad endast parima. Need juhid, kes seal rooli taga on, nad on tunde ja tunde tegelikult nii-öelda kettas. On vahepeal sunnitud saatma neid puhkama. Et see ei ole lihtsalt võimalik, et üks inimene 24 tundi järjest sõidab, et see muutub ohtlikuks ka. Et ei saa küll selle kriitikaga nõustuda, et meil oleks allpool igasugust arvestust see lükkamine.
et natuke tuleb ka vahet teha, et bussipeatused ja bussipeatuste taskud, bussipeatus seest on valla mure, bussipeatuste taskud on Maanteeameti mure. Vastav pretensioon sai ka eile esitatud, et tegelikult see, kui inimesed ei saa sealt üle ja nii edasi, see on Transpordiameti tegemata töö ja tihtipeale me peame seda ise tegema, lihtsalt üle. See, et libe on vahel, jah on, talvel ongi vahel libe. Midagi ei olegi teha. Me oleme Põhjamaal. Ei ole... Ma olin täna terve päev kodus ja ma nägin, et traktor jõudis Lähtsesse lund lükkama alles kell 3 päeva. Mida te seda räägid? Indrek Krustan, palun võttu, kui soovite, siis vajutage nuppule. Reegel oli. Palun, Indrek Krustan, palun, võtke sõnavõtust oma aeg. Aitäh. Indrek Sinisaar, küsimus, palun. Jaa, lumelükkamisest kohta ei küsi. Aga ma küsin natuke teisel teemal, et avastasin siin huvitava info, et hakatakse koostama valla kliima- ja energiakava ja selle kohta ei ole siiamaani vähemasti volikogus küll juttu olnud. Et kus kohas see teema tekkinud on, kuidas ta suhestub meie arengukavaga ja kuidas see tegija valiti või leiti? Seda teemat veab Eret Annus, tema võib vastata selle. Aitäh. Kiili vald teeb seda arengukava koos Sakuga ja Harku vallaga. See on ühine. Minul puudub täpselt info, millal see tuli, aga see tuligi üsna hiljuti. Esimene avakoosolek oli eelmisel nädalal ja sealt öeldigi, et oleks tore, kui avalik arutelu saaks teha jaanuarikuu lõpus võimalikult kiiresti. Selles mõttes, et see ongi, aga see arengukava tegemine kestab, ma ei eksi, kas või maikuuni. Et selles mõttes see on nagu mitme valla peale ja see ei ole kohustuslik, osad vallad ei tee seda üldse ja ta kindlasti saab olema siis seotud ka meie arengukavaga. No see sisendiks. Jah. Ja mis soovi kaasa lüüa sellest, siis ongi siis järgmise nädala teisipäeval on see koht, et oleks väga teretulnud, kui oleks inimesi. Kaie Roosilest küsimus, palun. Jutu jätkuks või küsimuse Indrek Sinisaarele, et mina olen keskkonnakomisjonis ja kindlasti oleks hea teada, et kutsuta volikogu liikmeid ainult avalikule arutelule, kui see teema on varem olnud, siis võiks ka teisi volikogu liikmeid natukene varem teavitada nendes asjades. Ja Aimur Liivale küsimus, et siin kurdetakse selle lumelükkamise üle. Mina soovitan lumelükkajatele viia kohvi või võileiba vahepeal ja väga tänan, aga küsimus on selline, et kuidas praktiliselt see üldse käib, et millal, mis hetkel ja mis alusel see sahk välja läheb? Kas vallavalitsus otsustab, jah, nüüd on juba lund nii palju või kuidas see nagu reguleeritud? See toimub meie teedespetsialisti ja selle firma koostöös, kes on hanke võitnud. Ja hinnatakse, kõigepealt vaadatakse ilmaprognoosi, mis toimub, ja hinnatakse seda, et millal on vaja välja minna. Ja loomulikult on teatud prioriteet nendel teedel, mida lükatakse. Et me oleme võtnud selle suuna, et kõigepealt ikkagi peateed, tähtsamad teed, nagu mis on valla omad, siis kindlasti need teed, kus koolibuss liigub, ja väiksematele tänavajuppidele ja tupikutesse ja nii edasi jõutakse hiljem. Nii et selline see järjekord seal on. Riini Aago küsimus, palun. Ma küsiksin Vaela lasteaia kohta, et olles näinud seda projekti, et mis seisus või kus maal selle projektiga ollakse ja siis sellest tulenevalt, et mis selle ehitusloa taga on, et kus maal siis see on?
Hetkel käib Transpordiametiga suhtlus valla ehitusosakonnal, et on ajutise ligipääsu teema, et mida ehituse ajal siis on nagu võimalik kasutada. Et hanke väljakuulutamine on lähiajal kavas. Et ega see asi läheb oma rada pidi, nagu ta läheb. Kõik. Indrek Rustam, repliik, palun. Jah, ja repliik ongi selle lumelükkamise kohta, mis teie sõnul on ennastsalgav töö nii vallavalitsuse kui teenusepakkuja poolt, siis tõesti igal päeval ei ole minul olnud võimalik seda protsessi näha. Täna erandina oli ja vastab tõele, jah. Nõndanimetatud peatee lükatakse ära, selle tagajärjel lükatakse vaal kogujateedel ette, kogujateede lükkamiseni jõutakse alles pärast lõunat. Kuigi meil oli ju reegel, et kell 7 hommiku peavad inimesed tööle saama, siis sellise lumesaju puhul ohutult nad tegelikult tööle ei saa. Ja teede puhastamine alles õhtaks. See on väga hilja. Nii et töö kvaliteediga, tee lükkamisega niimoodi, et tee piire ei panda tähele ja lund lükatakse teinekord hoopis sealt, kus on tee kõrval haljasala. Pärast lume lükkamist on tee kõver nagu roomav madu, eks ole. Sellist asja ei ole varasematel aastatel olnud. See on selle aasta probleem. Selgelt see on selle aasta probleem. Ja rääkida siin, et tööd tehakse üli hästi ja kõik pingutavad kogu hingest, no ei ole see nii. Neid pretensioone Lähtse külast on Kiili valla üldaadressile esitatud ka varem. See ei ole niimoodi, et mina täna räägin siin ainult üksi. Ei ole ainult minu pretensioonid. Mina täna lihtsalt nägin, kuidas see käib. Aga pretensioon on tulnud ka varem. Et seda teemat tuleks tegelikult seal alaliselt ka tõsiselt võtta ja tagada see, et maksumaksjad, kes teile palka maksavad, tõesti hommikul ka saaksid tööle minna ja seda raha teenida. Aitäh. Vastan omapoolse repliigiga, siis kinnitan, et vallavalitsus võtab lumelükkamist vägagi tõsiselt ja sama teeb teenusepakkuja. Ja kui panite tähele, siis Transpordiamet kuulutus välja erakorralise olukorra täna ja mis kestab homme lõunani. Et selles mõttes Kiili vald ei ela mingisuguses paralleeluniversumis. Meil sadas samamoodi lund kui riigimaanteedel ja täpselt sama palju. Ja on täpselt samasugused probleemid, et seda kõike ei tehta kunagi kergekäeliselt. Täna oligi väga raske nagu olukord ja väga rasked ilmastikuolud, märg lumi. Et antakse endast parim. Aga alati ei ole võimalik seda tagada, et kella 7 on teed puhtad. Indrek Sinisaar küsimus, palun. Selle Vaela lasteaia teemaga seonduvalt täpsustaksin, et kus see protsess ajateljel hetkel ja ajagraafikuliselt on, et kas me oleme ajakavas, oleme me juba ajakavast maha jäänud, kui palju me oleme siis maha jäänud või sellest ajakavast ees või et sooviks nagu selles mõttes nagu täpsemalt selgust. Me oleme ajakavast kergelt maas, on aus vastus. Selles mõttes, et see hange oligi plaanis välja kuulutada siin veebruarikuuses. Ja sihtasutus ja ehitusosakond sellega praegu tegelevad ja annavad endast parima, et see nagu leiaks aset. Et niiviisi on.
Marek Vainola, küsimus palun. Aitäh. Mingi aeg tagasi võttis vallavalitsus vastu äärmiselt targa otsuse soetada täiendavalt üks generaator, mis siis peaks valgustama ja elektrit andma nüüd vallamajale ja lisaks veel ka vist perearsti punktile. Et kas see generaator on nüüd paika saanud ja valmis tööd tegema? Selle generaatori testimine toimub homme pärast lõunat, kui vallavalitsus on töö lõpetanud. Et see on paigaldatud, on vallamaja keldris, asjad on ehitatud, need kilbid ja värgid, mis on vaja ehitada. Et pärast seda on võimalik täpsemalt öelda, kas katsetus läks edukalt ja nii edasi. Et perearstide liitmisega on veel natuke tööd, aga üldiselt asi on olemas ja on võimalik. Aitäh. Indrek Rustam, teine küsimus, palun. Sellest Vaela lasteaiast olnud juttu ja mina ei ole ausalt öeldes konkreetset vastust saanud. Oma vastuses, 9. novembri vastuses, siis 2002. aastal kirjalikele küsimustele olete te öelnud, et ehitusloa taotlus siis Kiili lasteaia Vaela filiaali tegemiseks on esitatud seisuga 2. november 2022. Ma küsin siis veel kord üle, et 2. novembril on ehitusloa taotlus sisse antud, miks pärast ei ole ehitusluba tänaseni välja antud? Et lasteaia projekteerimine käis, nagu te olete kuulnud. Ja hanke väljakuulutamisel on teatud eeldusi veel, et kui tahate selle kohta täpsemat infot, siis ma valmistan järgmiseks volikoguks selle ette. Ma ei taha hetkel siin hakata peast midagi rääkima selles osas. Et sellega tegelevad mitmed inimesed igapäevaselt. No veel kord, ma ei küsinud ju lasteaia projekteerimisega ehitushanke kohta, ma küsisin ehitusloa kohta. Ehitusloa taotlus anti sisse 2. novembril 2022. Miks pärast ehitusluba ei ole tänaseni veel välja antud? Ehitusloa taotlus saabki esitada siis, kui projekt on valmis. Miks pärast ehitusluba ei ole välja antud? Ju siis ei ole see võimalik olnud seni. Ma jään hetkel vastuse võlgu. Ma peast ei mäleta kõikide võimalike ehituslubade väljastamist, et tõesti, teeme kindlaks, vastame. Aitäh. Kas on veel küsimusi vallavanemale? Mina näen, et ei ole. Aitäh, Aimar Liiva. Ja sellega on Kiili vallavolikogu istung lõppenud. Aitäh!